ma ei tea, jah. Kadub midagi või? Ei. Mõistes. Mingi piiksu ta tegi ja hakkas numbreid lugema, ju ta filmib siis. Jep, siis filmib, jah. Ja siin on siis praegu tõeliste vaba klass ja no nii, esimene ühistart siis. Ja nüüd Metsaveere peaks olema siin selles võrrandis siiski võtnud kõige pikema perre, nii et juba natukene eespool ka. Merevits siis on vahetanud auto värvi. Eelmine aasta mäletada seda Steffi on rohelise ja täna on selline ilus kaunis ja punane, pidi võtma mesinat kiiremaks, nagu ta meile siin ütles enne boksi ala. Ja me oleme selle võrra targemad, aga igal juhul hetkel siis rääkides on rohkem. Et tundub, et praeguse seisuga selline pingepotentsiaal on jätkuvalt õhus, see võib iga kell veel siin niimoodi üles tõmmata, kui meil on siin jäänud täpselt circa ja siit kohe vaatame, mis seis on, aga igal juhul praeguse seisuga võib ütlema, et
tundub, et praegu ikkagi selline kontrollitud agressiivsusega, et pigem tõmbas Merevits sealt selle esimese sektoriga veel rohkem ettepoole. Selle motiivse hoidmas siin teemadest kohta võitlused teha mida poole. Ja otsime kuna Jukkenit võrka, see on ka selline oluline moment siin tänases sõidus, kuidas see asi laheneb. Nüüd Merevits on esikohal ja siit vaatame üks endine ja see muidugi siin võib ka kõike juhtida ja nägime juba, siin oleme näinud seda täna mitu korda, kus on selline tunne, et mingid asjad raamatisse kirjutatud ja siis juhtub midagi pingelis. Kui nüüd muidugi Merevitsa jaoks on ülimalt oluline lihtsalt kahte metsaline ees. Ehk siin jah, peab lihtsalt sellist start, kui on veel üks ring jäänud sõitma. Midagi kaerat teha, midagi loomat teha, midagi otsustavat teha, aga vähemalt hetkel tundub, et ikkagi Merevitsal on siin justkui nagu kontroll, aga nüüd kui ma ei eksi, tõepoolest ma eksin, ehk siis Merevitsal Jokk oli lõppmänguks tähendab seda, et Metsa ja Merevitsast küllaltki veenev võitja Mattiisel läheb ka oma Jokkerit võtma, nii et siin vähemalt praeguse seisuga. No ma ei tea, jah. Mis kadub midagi või? Ei. Mõistes. Läheb sõiduks. Nüüd läheb. Ikka läksid jala ümber ka. Lebolt. Lebolt näost sinine, aga lebolt. Väga hästi läheb. Kõrvaklapid. Kõrvaklapid. Ma ei tea, kus see on. Klapi jätsid ära ja... Me võime ilma ka teha ju. Võime, jah. Ja sa pead rääkima minuga nagu vana inimesega. Hästi aeglaselt ja rahulikult. Ma proovisin. Pane nüüd selle kõrvaklapikese ikka juusti ja... Martin, ma olen proovinud korduvalt seda spotterit kellelegi teisele anda. Ma ei taha seda. Ei, ma lihtsalt ei kuule. Ei saa aru. Ma saan aru, aga ma ka ei taha seda tööd teha. Ma ei tea, kuidas sa mul enne valisid. Mina räägin sulle selle ühe hea anekdoodi.
ründamine muidugi Mattiisele poolt ja väga loogiliselt läheb ka Mattiisele avaringil juhtimisse selle lootusega, et seal eespool mingid lahingud toimuvad. Tundub, et see oli mingi või tõesti auto korratiivnähtud. Ei saa aru, mis see oli, aga alguses olete siin üldse korras, aga ei valesti olnud, et neid said kõik ainult mis rallikrosst elu sisse saanud, et Tiis on samal natukene mitte optimaalne väljumine siin sellest asfaltjäämisest. Hinnanguliselt tundub, et Metsaveer versus Merevits asi läheb ikkagi väga Metsaveere kasuks, aga muidugi suur küsimärgi koht on see, et kas äkki hästi Saar muidugi väga targalt ka jätab selle jokkeri nii lõppu kui võimalik ja siin Saare näitab, et tahtmis ikkagi on, et vahet Metsaveer on ees maha tõmbamas, aga selline korralik plokki pidurdus esimesse kurvi näitab, et Merevits ei ole siin välja tegemas ja sellise väga uue auto täiesti viisakalt kuuskõla. Ja nüüd siis, kui midagi äkki Saare vastu vabaklassis finaalsõitude juurde ning siit nüüd jälle selline väike vaikushetk maatsa. Siis Mattiis ja siis küsimus, et kui siin eelmistel sõitudel nüüd jälle, siis Mattiis on seekord saab selle kolmanda koha kohe varakult enda kätte, ehk siis vaatame, tempo on järjest kasvanud uue autoga Mattiisile, ehk kas nüüd saab sekkuda kui ma ütlesin, et mis juhtus, kui ma ütlesin, et see kõige kiirem tempo on püüdmata, siis ta jäi raja niimoodi seisma, ehk siis kunagi ei tea, aga ja praeguse seisuga see näeb parem välja kui eelmistel sõitudel, aga tundub ikkagi, et esimesed kaks liiguvad oma teed ja praeguse seisuga peab ütlema, et Merevits on Metsaveere jäänud löögiületus, isegi ületanud heasse löögiületust, et ei oleks seda arvanud ja nüüd siit siis teada. Ütleb, et mitte viga, vaid veaväärne nähtus pigem ja siit ikkagi hoiab praegu see liidi kohta, aga tänu sellele sai Merevits kõik maad lähemale tulla. Sellist minget kolmandat kohta võtmas ja ka isegi võiks öelda, et sellest Merevits Metsaveer võrrandis
siis veel kuskil niimoodi kaugelt teoreetiliselt see. Lõpuks mängib. Igal juhul praegu seisuga tundub, et Metsaväär siiski on aga Merevits täiesti üllatavalt hästi sabas küsib, mis on näitab, et midagi taktilist siin radi uued strateegiad, uued lahendused, mis iganes uus suhtumine. Igal juhul, mis iganes need piloodid praegu siin kõik teevad oma vastavatele levelitele, mis on tänasel päeval näidanud väga viisakat tempo. Ning siit ka siis kui Merevits uks ka lahti natuke täistavis, siis Mattiisel on ikkagi uue autoga hoo kõvasti üles saab ja siis Saar proovis ja tegelikult ka tegi väga ilus esituse. Ka tehtud, et täpselt selline asi, et ülemiste parklas on see probleem, aga siin on see puhas poeesia ja no Metsaväär ikkagi näitab oma roomi välja selgelt ja konkreetselt ning nüüd Metsavääril ikka mõnistav riisu väga suur, et siin on sooritud tuleb korralikult, aga peame järjest miks ka võtta teenitud võit ja selline domineeriv esitus siin täna Metsavääri poolt, nii et jumala eest tõmmaku kõik soorikud ja pangu. Mõnus aroom siin on. Anna andeks, valasin üle. Annab tunda, jah? Pane täiega. Proovin. Davai.
102 temperatuur alles. ole tubli! Proovin, siin on veel. Võtame siit ka ühe poole. No davai, ei ole probleemi. Teeme ära. Väga ilus väli.
julgustada, võttis ikkagi oma siin stardis ja nüüd tal on kõik võimalused liikuda siin kohe kõrgematele kohtadele. Samal ajal siin Veeveli ja Kimmel, kaks sellist korralikku rivaali tänasest päevast ja Tönts toppis, no Kimmel jah, läks natukene nõelama ja siis sai hoopis vastu võõrata, et Kimmelile mitte kõige ideaalsem avaring ja tundub, et midagi ta selle auto küljes natukene kõlgub ka, et noh, mõistlik nii Tönstil kui Kimmelil oma jokkerid ära võtta. Igal juhul praegu Merevits on endale potentsiaalselt ning siit siis võistlejate rivi tagaosas praegu on siis jokkerid ära võtnud Merevits ja Kimmel ning siin veel ka nende pilootidel kõik tegelikult täiesti võimalik, et kuigi nüüd jah, tõesti midagi seal Kimmeli autol kuidagi loksub paremas esiküljes, aga tundub, et see mõjutab otseselt midagi funktsionaalselt, ehk siis ikkagi põneva superfinaal kõikidele mõnusalt nüüd on see hetk, kus tuleks teha ära jokker, aga kas ka nii läheb? Kohe näeme. Merevits esimene, siis peaks olema meile Saar, siis Topp, siis Veeveli, Tönts, Kimmel ja Heljem. Ja tõepoolest seda nii on. Ning nüüd on jah, ainsad sellised küsimused, et Merevitsale tundub see asi olevat suhteliselt ennast kontrolli. Saarel on kui nüüd ära ei käki, siis võidab selle superfinaali. Tõepoolest, viimase ringile Merevits läheb ja nüüd, kui jokker on ära võtnud ka päris tugev edumaa ikkagi. Saar, Kimmel, Heljand, et Kimmelile võib-olla superfinaal pole nii hästi edenud, aga on nii võimas päev, et sai saab. Ja siit nad tulevad. Siit on ikka näha. Ka tänase päeva siis viimane uhke. Sõidutaset. Finisseerivad siis vastavalt on. Stardi võidu võtab Merevits esimene ja selle rongi juht on suurepärase akrobaatilise starttöönud Tönts, tema järel on Saar, siis Kimmel ja siis peaks meile tulema ka Martin teeb ainsana siis selle auringi teiste eest ka. Põlema ja Differ pooleks. Aga siin on nüüd paarumid, mitte slikid. ka kaherattalööliste vaba klassi poole ja siin kolmandal kohal siis
siis täna esimest korda uue autoga, iga sõiduga järjest rohkem tempot kogunud ja lõpuks kauni teenitud 3. koha võtnud Katrina Mattiisen! Ja Katrinat suurepärane esitus, aga eespool olevatel pilootidel oli selline, mõlemad võtsid täitsa oma tempo sisse ja tundub, et siis vahepeal siin rohelise punase vastu vahetamine annab mõnusat tempot kindlasti ja teenitud tugeva teise koha võttis avaklassis Martin Merevits. Oota, kalliski sõna. Ja siit, no ütleme niimoodi, et ega siin võitjas täna väga palju kahelda ei saanud ja mis ma oskan öelda, ise ta ütles, et rehvid mõnusad libedad ja elu ilus ja tõesti seda näib olema. Kindla võidu võtnud avaklassis Ranno Merevits! Ja tõesti veel kord aplause Ranno Metsaverele ja kõikidele tublidele vabaklassi pilootidele, võitjatele. Hurraa! Ja niimoodi mõnusalt stiilselt tullakse poodiumit ära. Ja siis paneme tänavale punkti ka sellise superägeda punkti superfinaaliga ning piloot, kes on täna konkurentsitult kõige rohkem poodiumile sattunud ja vaatame sellist poodiumi Pokemoni mänginud, ehk siis kõik kolm kohta tulevad ära päeva lõpuks. Superfinaali 3. koht Albert Lahko Kopp! Pärast Martin saab video üles panna, möla on kõik ilusti pealt. Ning teine koht ka tegelikult ikka mitmes faasis märkimisväärset tempot ja liikumist näidanud ilusa selle golfiga. Teenitud superfinaali teine koht Fredi Meeveni! Oh yeah! Ning paneme siis päevale punkti. Superfinaali võitja võttis stardis kohe oma ja liikus siis oma teed. Kutsume poodiumile tagasi Martin Merevitsa! Ja daamid ja härrad, aitäh kõigile tulemast ja aplaus superfinalistidele ja aplaus kõigile teile endale ka. Suur aitäh! Ja sellega loeme ka tänase põneva võistluspäeva lõppenuks. Kui